kuulate veebiraadiot lihtsalt ja keerutamata. Tere taas, kallid veebiraadio kuulajad. Saates osalevad eesti.com peatoimetaja Mihkel Johannes Paimla. Tere! ERE programmi töörühma liige ja MTÜ Konservatiivne Eesti juhatuse liige Kertu Luisk. Tervitused! Saates külas Riigikogu liige Kalle Grünthal. Tere! Ajakirjanik ja tõlkija Tõnu Kalvet. Tervitus kõigile! Saadet juhin mina, Maarja Maripuu, tuntud sisulooja ja suunamudijana konservatiivne mõtiskleja. Selles saates avaldame vaid oma isiklikke mõtteid ja seisukohti. Alustame saatega. Nädalaga olen mõned mõtted kirja pannud, mille ma nüüd teieni toon ja siin saates läbi arutame. Eesti välispoliitika peab muutuma. Ukraina sõjast saati on Eesti vibutanud rusikat Venemaa suunas ja nüüd, kui Trump on saanud USA presidendiks, on Eesti hakanud sama retoorikat kasutama ka USA suunal. Kogu Eesti meediaruum on üleküllastunud sõjapropagandast ja Trumpi otsuste mõnitamisest. Olgugi, et USA peaks olema meie peamine liitlane. Kas mitte selline Eesti välispoliitika pole suitsiidne, kui meie väiksust silmas pidada? Venemaa on umbes 377 korda suurem kui Eesti ja rahvaarv on ligikaudu 144 miljonit inimest. USA on umbes 218 korda suurem kui Eesti ja elab ligikaudu 333 miljonit inimest. Ainuüksi Pennsylvania osariik on 2,5 korda suurem Eestist ning seal elab ligikaudu 13 miljonit inimest. Kokkuvõtteks, millist eesmärki selline välispoliitika võib tegelikult täita ja milliste tagajärgedega Eesti jaoks? Kuidas kommenteerite? Ja annaks siit avasõna Kertu sulle, palun. Ja aitäh. Nüüd ongi hästi huvitav olnud neid protsesse jälgida, et meiesugused nii-öelda vandenõulased ja igasugu muud sellised justkui pisendavad sõnad, meie jutt ajas ei muutu. Et me võime mingeid asju nagu juurde teada saada, aga seda, et me üks päev ütleme ühte ja siis järgmine päev räägiks mingit täiesti teist juttu, seda ei ole. Lihtsalt sellepärast, et meie oleme oma infoanalüüsis, oma mõtlemises vabad. Meie taotlus on see, et me soovime teada tõde, sest ainult läbi tõe me saame valmistuda ka selleks, mis ees ootab. Ja need, keda siis peavool suunab meid nägema justkui nende kõige tegijamatena, kõige suuremate, kuidas ma ütlen, igasugu arvamusliidrid ja muud asjad, et kelle järgi peaks me joonduma, siis nendel on niimoodi, et on inimesed, kelle jutt muutub ja siis on veel, mis ma nüüd märkasin, kuidas Kaja Kallas räägib ühte juttu ja siis järgmisel hetkel, kui on tuul muutunud, Kaja võib jääda isegi sama juttu rääkima, aga lükatakse ette neid, kellel on vaja siis öelda neid sõnu, mis selles muutunud olustikus toetaksid seda üldist pilti. Ehk siis nad võivadki öelda nii, et ma praegu fantaseerin, kuidas see võib välja näha, et Kajale antakse jutupunktid ette, nii, davai, Kaja Kallas, sina ütle seda, on ju, Kaja ütleb ära, paar päeva hiljem Rute ütleb täiesti vastupidist asja. Ja Kaja peab lihtsalt olema see loll, kes nii-öelda vastandub, kuigi need ei pruugi võib-olla tema enda isiklikud mõtedki olla, aga tal on lihtsalt see ülesanne ja see annab kogu sellele suurele laevastikule võimaluse olla hästi plastiline ja oludes niimoodi nagu liikuda vastavalt sellele, kuidas parasjagu on vaja. Kas see on meie huvides? Tegelikult ei ole, sest väga paljud tõmbavad ka võrdusmärki Kaja Kallas ja Eesti vahel stiilis, et siin ongi lollid, Tegelikult ei ole. Lihtsalt meile, kes me oleme mõtlevad inimesed, ise peaga mõtlev, see on ka siuke, oma peaga mõtlemine pidi olema ka üks päris siuke paha asi, et see näitab inimese rumalust mingites kontekstides, isegi on seda niimoodi esitatud. Aga meie päriselt mõtlevad inimesed, me ju ei mõtle nii nagu tema, me ei väljenda ka ennast nii nagu tema, sest me saame aru, et see ei ole reaalsus, mida tema peab siis välja ütlema. Et ma näen, et on hästi palju tankiste, selle nii-öelda tegijate paadi eesotsa rakendatud, kes on nagu rääkivad pead, kes ütlevad neid asju, mida on vaja öelda. Ja tegelikult need juhised, ma tunnen, et see ei ole isegi Euroopa Liit ise. Ma ei tea, kui ma ütlen nüüd sõna mingis sooroslased ja sellised asjad, kuigi mulle tundub, et Soros ise on ka siuke paras maskott lihtsalt, et seal on ikkagi taustal need tegelased, kes neid protsesse juhivad, kes saavad sellest mingit kasu. See on nii nagu ajaloos on ka olnud, et kuidas teenida sõja pealt raha, rahastada mõlemaid pooli.
praegu samamoodi, et antakse siis neid nii-öelda jutupunkte, mida öelda lihtsalt täpselt selles suunas, et need, kes neid protsesse tegelikult juhivad, nemad sellest võidaksid. Kas Euroopa Liit tervikuna võidab sellest, mis toimub? Ma ei usu. Või ma tean, et ei võida, aga mina pole ju spetsialist, ma olen suvaline koduperenaine, kes lihtsalt avatud silmi vaatab maailmas toimuvat. Ja kas need riigid eraldi, et keegi sellest, ma ei tea, stiilis, et Prantsusmaa nüüd eraldi väga palju võidaks või Saksamaa eraldi võidaks? Ei, mis näitabki seda, et need valitsused ei ole ise valitsevad, vaid nad on valitsetud. Ja siis mõelda, et kui te isegi oma riigi sees ei saa valitseda oma maa ja rahva üle nii, et see oleks selle riigi ja rahva huvides, siis ülimalt naiivne on ette kujutada, et nende riikide välispoliitika oleks midagi nagu tõhusamat või toimivamat. Ei, samamoodi antakse ette need jutupunktid, kuidas sa pead mingites protsessides siis ennast väljendama. Ja on valitsusi, kus ma näen see, kuidas Poola näiteks oma välispoliitikat ajab, see, kuidas suhtutakse immigratsiooni, see näitab, et seal on ikkagi seda ruumi, jah, mitte küll valitsuse tasandil, aga seal on paar sellist päris palju häälset inimest, kes siis väljendavad välismaailmale seda, kui ranged nad selles plaanis on. Ja kuidas Euroopa Liit sellesse suhtub, see on omaette asi, aga lihtsalt on valitsusi, kus nad suudavad ikkagi lähtuda võimalikult palju, mis on tegelikult vähe arvestades, kuidas Euroopa Liit ikkagi neid protsesse mõjutab. Et see on võimalik, kui nendes riikides on inimesi, kes seda teemat ajavad, väga tugevalt ajavad. Ja kahjuks enamus, ma arvan, et peaaegu kõik Euroopa Liidu liikmesriigid välispoliitikas lähtuvad ikkagi sellest, mis keskelt ette öeldakse, stiilis, et immigratsioon on hea ja vajalik, sest väheneb rahvaarv, aga mis selle hind siis lõpuks on välispoliitika koha pealt, kui vahest mulle meeldib fantaseerida, et kui ma oleks kõikvõimas ja saaks asju panna toimuma nii, nagu ma tahaks, siis see, et meil Eestis on see demograafiline olukord selline, kus inimesi peale väga ei sünni ja samal ajal on plaan meile siia sisse tuua võõraid rohkem, kui oma rahvast peale sünnib. See on ju tegelikult, see ei päästa meie demograafilist olukorda. Minu jaoks on see demograafiline katastroof, kui me mõtleme, et mis see Eesti siis on. Eesti ei tohiks olla mingi sulatuskattel, sest meie kultuur ja see, mida me siin põlvest põlve oleme edasi andnud, see ju saab sellise löögi, et lõpuks me olemegi räägime stonglishit ja võib-olla mingi, et me ei olegi enam eestlased, antakse mingi uus nimetus ja kuna need protsessid käivad nii koordineeritult, nii hästi rahastatult, siis ma arvan, et siin ei kulu selleks isegi väga palju aega, kui pilt on juba täiesti teine. See on muret tekitav. Kui oleks minu teha, siis sellise võõraste sisse toomise, ma teeks selle nii keeruliseks kui võimalik. Lihtsalt sellepärast, et kes ikka väga armastab Eestimaad ja tahab siia tulla, siis ta peab selleks vaeva nägema. Mitte nii, et kõik, kes kuidagi kuskil tahaks ära olla, siis voolavad siia, veits külm on, aga mis seal ikka. Ja tegelikult ei austa seda kultuuri, maad, inimesi. Sellele paneks piirangu peale. Soodustaks seda, et inimesed sünnitaksid. Kas või see, et meie välispoliitika olekski selline, et me ei ela kogu aeg sõda, kohe tuleb sõda. Miks peaksid naised tahtma sünnitada, kui käibki siuke jutt, et et varsti tuleb siis sõda ja siis me võidame Venemaa, ükskõik kui ilus see meediajutt on, ükskõik kui palju mingeid sõdurimundrites naisi meile ei näidata justkui uus normaalsusena ja see ongi nüüd uus ja hea lähenemine asjale, et naised ka sõtta. Siis kuskil hinges on ikka see tunne, et mis ma sünnitan, kui mu laps on pärast kuskil lihtsalt hakklihamaasinas mingi sõjastatistika. Ja isegi kui need inimesed ei lähe mingil hetkel sõtta nii-öelda seda riiki kaitsma, siis elujärg on ikkagi, kus sõda on, ega seal midagi ei õitse, seal ei ole küllust ja midagi ilusat ju. Et puht see selline õhustik, me peame need diplomaatilised suhted korda saama ja mis minu jaoks, ma olen suvaline koduperenaine, ma ei väsi seda kordamast, ma ei ole spetsialist, aga isegi mina saan aru, et diplomaatia ei ole see, kui sul on kellegagi väga head suhted, stiilis, et mul ei ole oma sõbrannaga vaja diplomaatilisi suhteid, sest me lihtsalt saamegi hästi läbi. Meil omavaheline suhtlus toimib, on ju, aga kui mul on keegi, kellega ma pean hästi läbi saama, näiteks naaber, seal on vaja diplomaatiat. Seal kui asjad on näiteks väga teravaks läinud mingitel põhjustel, siis ma pean omalt poolt kasutama mingeid diplomaatilisi manöövreid selleks, et ennast võimalikult palju säästa, et ennetada edaspidiseid konflikte ja antud juhul
meil Venemaaga öelda, et oi, et nii halb naaber ja diplomaatia on välistatud. ma ütlen, et aga see on täpselt see koht, kus diplomaatiat ongi ju vaja. Sest isegi kui me oleks mingi suur ja võimas riik, siis ka sel juhul, kujutame korraks ette, et Eesti ja Venemaa on võrdsed naabrid. kuigi noh, me oleme just Maarja, mis sa välja tõid, me oleme üliväiksed, täiesti lootusetu juhtum, ükskõik kui väga see NATO ja kõik teised appi ei tule, meie rahva ja maana saame, võib öelda, et surmahoobi, kui peaks minema siin sõjaks. Ja nüüd mõelda, et isegi kui me oleks sama suured ja läheks sõjaks, isegi siis see mõju oleks laastav, sest minu jaoks mul ei ole vahet, kas sureb 100 inimest, 1000 inimest, 10 000 inimest, need on numbrid. Ka üks inimelu maksta mingi lolluse pealt, mida saab ära hoida, mina ütlen, et on liiga palju. Noh, võtke keegi oma lähedane, et kui sa näiteks kaotad lähedase, see on üks inimene, on ju statistiliselt mitte midagi, aga ta on ka inimene ja kellelegi väga lähedane ja oluline ja kallis. Ja nüüd mõelda, et me siin mõtleme, et oi, kui meie hästi valmistume ja hullult palju raha alla paneme, noh, seal on siis ka see nähtamatu kahju, sest kui me oma majanduse põhja laseme, siis meie inimesed kannatavad, läheb sõjaks või ei lähe, siis reaalselt tühjad kõhud, muud hädad, tervised käivad alla ja nii edasi. Et isegi kui me oleks võrdväärne vastane, ka siis me peaksime lähtuma diplomaatiast, et ennetada konflikte, et ennetada kannatusi, sest iga inimelu, mina ütlen, et on püha, kui inimesel on eluvaim sees, seda elu tuleb toetada, hoida, mitte nii, et noh, ja siis me paneme nii palju mehi rindele ja siis me saame mingi võidu, no need mehed on ju kaotatud mehed ja kellelegi on nad olulised. Et ma tean, et ma olen mõne koha pealt võib-olla liiga idealistlik, aga ma väljendan nii, nagu mina seda maailma tunnetan ja minu arust see ei ole, kui minu nägemusel, et maailm saab olla harmooniline ilus paik, kui me nendes momentides ütleme välja, kuidas me teatud protsesse näeme ja ei lähe kaasa sellega, et nojah, ega mis meil muud üle jääb, et ikka selline naaber ja no sõdime ära, äkki läheb hästi. Äkki mina ei pea minema rindel, äkki mu lähedased ei pea minema ja nii edasi. Ja isegi kui läheb nii hästi, et sa ise ei lähe, sinu lähedased ei lähe, on suur hulk inimesi, kes sellepärast saavad surma. Ja ma arvan, et see on täiesti vale. See on täpselt see, nagu mingi hetk öeldi, et äkki pääseme ära, äkki Ameerikas läheb kodusõjaks. Kui Ameerikas läheb kodusõjaks, seal on ka inimesed. Ka seal on need inimesed, need, kes peaksid saama võimaluse elada. Sest selline nagu tapmamasinasse saatmine, ma arvan, et tänasel päeval me oleme ju aastakümneid justkui liikunud arengu ja parema maailma poole. Ja siis jõuame sellesse punkti, kus tapmine on õigustatud, sest noh, mingid välissuhted omavahel on natuke tuksis. Aastakümneid on koolitatud diplomaate. Milleks? No, aga jah, läksin natuke pikale, annan sõna edasi. aitäh sulle, Kertu. Saate olengi kutsunud ka Kalle Grünthali rääkimaks, millised tuuled Riigikogus puhuvad just sellel teemal, et kuhu poole nüüd nagu siis hoida. Palun. aitäh. Riigikogus on olukord selline, et on peataolek, ma võiks niimoodi öelda, sellepärast et pärast Trumpi valimisvõitu äh, suurem osa, ütleme, koalitsioonisaadikutest, kes seal toetasid Ukraina sõja jätkumist, olid paanikaolekus, sellepärast et Trumpi esimesed sõnumid olid ju sellised, mis ei soodustanud seda sõja jätku, vaid ta lubas selle ära lõpetada. ja seetõttu äh, vaatamata sellele, et ütleme, et NATO põhijõud USA teatas oma kavatsusest üritada lõpetada Ukraina sõda, siis meie need sõjahullud jätkasid ikkagi samas vaimus edasi. Ehk siis alates presidendist kuni sealt Tsahknateni ja ma ei tea kelleni välja, peaminister Kristen Michalile, et me peame Ukrainat toetama ja Ukrainat ei saa üksi jätta. Ja oleks nüüd ainult selline nii-öelda viisakas kõnekeeld olnud selles sõnumites, aga seal ju mindi nii kaugele, et hakati ka Trumpi lausa alavääristama, nimetades seda vägagi ebatsensuursete sõnadega ja seda päris pika perioodi. Huvitav on aga see, et ilmselgelt nii nagu
USA jälgib meie riigijuhtide väljaütlemisi ja tegevusi, nii jälgib seda ka Venemaa. Sest ka tema nii-öelda korjab seda infot, sest ega muidu ei oleks ju Kaja Kallas kuulutatud ju Venemaa poolt tagaotsitavaks kurjategijateks. minu meelest oli veel seal sinna nimekirja, kui ma nüüd õigesti mäletan, oli veel siis ka Lauri Läänemets ja Urmas Reinsalu ja nii edasi, võib-olla veel mõni seal. Aga samamoodi jälgib siis seda ka USA väga tähelepanelikult ja oli väga huvitav reageering, mida võib-olla Eesti meedias absoluutselt ei kajastatud selliselt, nagu oli reaalsus, vaid hakati seda sõnumit siluma. Nimelt selle nädala infotunnis, kus siis küsitleti välisminister Tsahknat, siis ütles ta välja sellise lause, et USA taastas uuesti julgeolekuabi Eestile. mida see tähendab? See sõnum tähendab seda, et ühel ajahetkel USA loobus kaitsmast Eesti riiklikke huvisid võimaliku välisagressiooni suhtes. Sellest ei rääkinud meile mitte keegi, aga ma siiski arvan, et see sõnum oli piisavalt jõuline, julgeolekuabi peatamine, sest et viimastel nädalatel minu meelest Trumpi kohta enam selliseid väga perversseid ja selliseid solvavaid väljendeid ei ole kasutatud. Ehk siis see sõnum jõudis kohale. Mismoodi siis meie meedia seda serveeris? Meie meedia serveeris seda, et julgeolekuabi vaadati USA poolt üle. Ei, see ei olnud niimoodi. See oli lihtsalt sellest, et meie nii-öelda kõrgemad poliitikud oma väljendites lähtusid ikka veel sel Bideni ajastu programmis, kes ei ole põhimõtteliselt nende poolt ja tahab sõda lõpetada, siis oled sa Putinist või Kremli-meelne. Ja see sõnum jõudis väga kiirelt pärale. Mis on selle põhjuseks tegelikult, et miks selline nii-öelda inertsis sellised väljaütlemised edasi käivad? Tegelikult on asja põhjus selles, et inimesed ei ole veel põhimõtteliselt harjunud sellega, et poliitiline olukord maailmas on muutunud. Ehk siis kui Bideni ajastul oli selline vasakpoolne äärmuslik liberalism, ehkki, ja ma julgen siia täiesti panna vahele ka võrdusmärgi fašism, täiesti tavaline, ja see süvenes ja süvenes ja süvenes, siis Trumpi võimuletulekuga hakkas see pendel nüüd liikuma teises suunas, vastupidises suunas. Ja küsimus ongi selles, et need globalismi pooldajad lihtsalt ei suutnud sellele nii kähku reageerida, nad arvasid, et see kõik on ajutine. Nad võib-olla lootsid ka seda, et juhtuvad sellised sündmused, mis kõrvaldavad Trumpi võimult ja nii edasi, ja see nendepoolne retoorika jätkus. Ja mis seal salata, esimene kuu tegelikult kogu maailm, kaasa arvatud põhimõtteliselt Euroopa, oli ju tegelikult šokis sellest, mida Trump ütles, mida ta lubas teha ja nii edasi. Ja samas on ju ka selge ka see, et mida ma rääkisin ka Europarlamendi valimiste aeg ühe korra ühes debatis, ütlesin, et sõda, see põhimõtteliselt on ju ikkagi hukkunud inimesed. Ja kui ütleme selline arusaam, et anname miljon mürsku ja relvastust sinna, et see sõda jätkuks, siis mitte keegi ei taha rääkida tegelikult sellisest olukorrast, et selles sõjas hukkuvad tegelikult inimesed. Ja nad ei hukku mitte kuul otsa ees, kus langeb maha ja momentaalselt surnud, aga nende surm võib olla ka väga võigas, kus 2-meetrine mehemürakas, kellel on kõht pommikillupood lõhki rebitud, lohistab 2 meetrit omal sisikonda mööda maad järgi ja karjub ema appi. Vot see on sõda. Ja niikaua, kui me taandame sõja
mõiste mingisuguseks abstraktseks tähenduseks, nägemata nende sõjaohvreid. mina olen näinud surma päris ligidalt ja ma ütlen, et see on päris jube. Ma ei hakka ütlema seda, kus, miks ja millal, vaid ma ütlen, ma olen näinud. ja sellepärast ma igati toetan Trumpi seda mõttekäiku, et see sõda tuleb lõpetada. ja muidugi, mis on väga huvitav, on ju ka pärast seda, kui NATO peasekretär Rutte kohtus ju tegelikult Trumpiga, siis loen, et täiesti reaalse uudise, et Rutte ütleb, et sõjajärgselt tuleks taastada suhted jällegi Venemaaga. Noh, ma saan aru, et paljudele see sõnum ei meeldi, aga mis siis nüüd saab, kas siis Kaja Kallas peab hakkama nüüd uut liidrit otsima ka siis NATO-le? aga ma võib-olla oma pika jutu lõpetuseks räägiksin ka oma nägemuses, mikspärast üldse see Ukraina sõda algas ja põhjus on see, ma olen seda ühe korra Riigikogu puldist avalikult rääkinud, põhjus oli see, et ja need on faktid. Sõnumileht 1995. aastal kirjutas loo, kus NATO tollane peasekretär ja Venemaa välisminister leppisid kokku, et Ukraina, tähendab mitte Ukraina, vaid NATO ei laiene enam ida suunas. Lepiti kokku 3 riigi osas, kes veel saavad sinna ja selline oli see klausel. mis aga toimus tegelikult? Tegelikult toimus see, et NATO vaatamata sellele ikkagi laienes ida suunas ja need sõjaväebaasid, NATO sõjaväebaasid hakkasid kerkima ka siis nii-öelda Venemaa piiride vahetusse lähedusse. Tuletan meelde nüüd ajaloost, et Ukraina kui iseseisvus oli ka tema üks tuumariikidest, kellel oli tuumalõhkepead ja sellel hetkel siis leppisid Ukraina, Venemaa ja USA kokku, et kui Ukraina loovutab oma tuumalõhkepead, siis siis ta säilitab oma iseseisvuse, oma riigi ja lepiti ka kokku, et NATO ei laiene ida poole. sellel hetkel kuulus NATO-sse 16 riiki. Praeguseks hetkeks, kui ma nüüd õigesti mäletan, kas on võib-olla 30 või 34 või kuskil millises suures järgus, võib-olla ma eksin, aga ta suurenemine on toimunud. mis see tähendab? Seda, et ma ei õigusta mitte kedagi, seda sõda. sõda on alati julm ja inimesed, kes seal pole osalenud, sellest ei maksa üldse nendel midagi rääkida. ja minu arvamus on see, et Venemaa ründas Ukrainat seetõttu, et sinna hakati rajama nii-öelda sõjaväebaase. Oponendid, kes tahavad nüüd öelda seda, et selline asi ei anna õigustust teise riigi ründamiseks, aga kujutage nüüd ette vastupidine olukord. Kui näiteks Venemaa või mingid teised riigid hakkavad Mehhikosse, USA piiride äärde rajama oma sõjaväebaase, raketibaase. me mäletame väga selgelt, mis toimus ju Kuuba kriisi aeg, kui Hruštšov ja Kennedy olid äärepealt valmis astuma kolmandasse maailmasõtta, tuumasõtta, sest on ju Kuuba on ju uppumatu lennukikandja põhimõtteliselt, aga see õnneks jäi see asi ära. ja nüüd olemegi olukorras, kus tegelikult suurem osa Euroopa liidreid on peataolekus. Nad ei tea, mida teha, samas ei ole Eesti, kes on kogu aeg deklareerinud, mitte kunagi enam üksi ei ole. kui Norras toimus riigijuhtide suurem kohtumine, sest sinna Baltimaid ei kutsutud. nii et olukord on tõsine, olukord on keeruline ja siit Kertu mõttekäigust tuleksin korraks ka nüüd välja, kus ta rääkis sellest inimohvritest, et ühe inimese tapmine ja nii edasi ja rääkis ka sõjast, siis ma võtaksin tema jutu kokku selliselt, et Stalini lausega: ühe inimese tapmine on mõrv, miljoni inimese tapmine on statistika. et aitab mu pikast jutust praegu. aitäh sulle, Kalle. Mihkel, palun. Aitäh.
tere ka siis veel kord minu poolt ja alustakski võib-olla sellest, mida siin Kalle osundas NATO liikmete kohta, et nii palju, kui mul siin õnnestus andmeid koguda, siis praegu on 32 liiget, 12 on Põhja-Ameerikast ja 30 siis Euroopast ja sealt niimoodi väljaspoolt, et see on siis nagu selline ülevaade. Aga nüüd, kui me saate teemasse lähme, siis vaadates viimast nädalate arenguid ja siin üks moment tuli kaasa ka, millest siin räägiti, et välisdiplomaadid käitusid Trumpist rääkides väga üleolevalt. Selle seltsimehe nimi vist oli Sander Soone, kes nimetas USA administratsiooni Trumpi ja tema sabarakud. Kui nii madalale saab laskuda välisministeeriumi ametnik, siis pole imestada, kui Eesti ühel hetkel leiabki ennast olukorrast, kus tema sõna ei hakkagi enam mitte kunagi mitte kusagil maksma ja selle koha pealt ütleme siis niimoodi, et tegelik reaalsus on alles ennast ilmutamas. Alates juba sellest, kui me vaatame natukene kaugemale maailma perspektiivi, see, kuidas Vance veebruaris Münchenis kõnet pidas, näitas, et Euroopas on demokraatiaga sisuliselt kriips peal, et tehakse selliseid diskvalifitseerimisi Rumeenias, kus praeguseks on 2 kandidaati juba kõrvaldatud presidendivalimistelt ja vaadates, kuidas meil siin Reformierakond ja siis tema, ütleme, tööriist peavad jutumärkides koalitsiooni läbirääkimisi, siis me oleme ikka väga tõsises kriisis Euroopas, et praegusel tundub niimoodi, et George Soros, kes proovis USA-s võimu jätta nii, nagu ta on, Biden või siis tema seltskond, on nüüd nihkunud oma raharakkestega Euroopasse ja püüab siis siin veel üsna suurt kaost külvata, alates sellest, mis meil siin Euroopa tasandil toimub, kus Suurbritannia on võtnud koos Prantsusmaaga liidripositsioonid kätte. Räägitakse ju sellestki, et me peame saatma mingi hulga sellest 10 000 sõjaväelasest Ukrainasse selleks, et siis tagada nõndanimetatud rahu läbi jõu, aga mis selle tegelik tulem on, selle peale keegi ei taha nagu mõelda. Ja kui me nüüd räägime siin seda, et 3 aastat on Eesti nagu Venemaa poole pidevalt rusikaga viibanud ja samal ajal nii praegune jutumärkides välispoliitika juht Kaja Kallas kui ka praegune kilekotimees Kristen Michal räägivad sellest, et Venemaa tuleb põlvili suruda, Venemaad tuleb mida iganes teha läbirääkimiste suruda, siis minu meelest need seltsimehed ja no keel paindub isegi ütlema, keeldub seltsinaisteks ütlemast, et nad on täielikud biorobotid, kelle eesmärk on ainult külvata Eesti rahvasse õudu ja hirmu ja siis loodetakse selle peale, et vähemalt 70% Siimu nendest usaldusväärsetest inimestest lähebki selle propaganda õnge, et me peamegi Venemaa vastu sõtta minema, kuigi meil pole mitte midagi tegelikult vastu panna. Ja siis räägitakse nüüd viimasel ajal sellest, et me oleme 1,6 miljardit kaitsetööstusesse juba pannud, et me saaksime ennast täielikult relvastada veel rohkem, aga kui endine kaitseministeeriumi kantsler, kes Frankenburgi üks juhtiv töötaja seal, Kusti Salm, väidab, et pole mitte ühtegi eurot eraldatud, siis mulle näib, et Pevkur ajab sellist ilusat muinasjuttu, aga tegelikkus on see, et me oleme sisuliselt juba omadega olukorras, kus ei maksa endale illusioone luua, et meil läheb kohe kõik paremaks ja kui me siin loomegi mingi sõjatehase aprilli lõpust alates või midagi niisugust, siis ega sellega ju ei tekita sellist kaitsetahet juurde. Need, kes loodavad selle peale, siis nad peaksid väga tõsiselt endalt küsima, et kas te tahate kogu Eesti rahva kahuri lihaks ajada, et see on väga ohtlik ja väga psühhoterroristliku ilminguga tegevus. Ja me lähme siit veel edasi selle koha pealt, et kui vaatame viimaseid kuid veel USA ja Eesti vahel, siis Eesti, ütleme siis, sihukestele rusikakangelastele ei taha nagu pähe mahtuda see, et USA ja Venemaa püüavad omavahel siin hakata järjest enam koostööd tegema. Nüüd hiljuti oli see, kus Mark Rutte teadis, et Venemaaga tuleb varem või hiljem koostööd taastada ja selle peale seltsimees Adonen teadis, et mul on mädamunad valmis Rutte jaoks ja Ilves ka siunas Ruttet, aga nad ei saa mõlemad sellest aru, et ajad on tektooniliselt muutunud ja nende klähvimine Facebookis või X-is, kus praegu seltsimees Ilves resideerub või noh,
mis iganes. see, ütleme niimoodi, et see, kuidas nad praegu käituvad, see läheb vähemalt selles vaates Eestile väga kalliks maksma ja kui me räägime siin ka laiemalt välispoliitikast, et Euroopa Liidu tasandi, et kuidas sai see küll juhtuda, et Euroopa Liidu välispoliitika juhiks tõusis see Kaja Kallas ja nüüd, kui me vaatame, mis on viimased arengud välispoliitilisel tasandil, Euroopa Liidu ja Hiina 50. aastapäeva tähistamine, Hiina president Xi teatas ju üsna selgelt, et tema nendel tähistamistel Brüsselis ei osale. See tähendab, et ta peab Euroopa Liidu välispoliitilisi juhte mitte kellekski ja selles kontekstis, kus kohe-kohe käivitub Euroopa Liidu ja siis USA vaheline tariifisõda, siis on täiesti ilmne, et inflatsioon esiteks läheb kõrgustesse ja teiseks sellest sõjast saab ainult võita Hiina, no võib-olla ka USA, kes rahvuslikke huve kaitseb, aga Euroopa Liidul on siin väga palju kaotada ja kui rääkida veel sellest, et suunatakse miljardeid Lõuna-Aafrika rohepesu tarbeks, siis mulle tundub, et Euroopa Liit kui selline, kui meil on veel mõistusega inimesi alles, siis see on omadega tänaseks lõpusirgel ja seda veel järelenud 4,5 aastat Ursula von der Leyenit Euroopa lihtsalt enam ei vea välja ja Eestist veel nii palju, et see sõjapropaganda, mida siin esitletakse Rainer Saksade ja siis veel teiste seltsimeeste poolt, see ju näitab, et inimestele aetakse sõna otseses mõttes kärbseid pähe ja pannaksegi uskuma seda narratiivi, mida süvariigi see Stratcom esitleb ja ei tohi isegi küsimusi esitada, kui esitad küsimusi, oled kohe putinist valmis ja niimoodi lihtsalt sildistatakse ja käitutakse eriti amoraalselt. Ja nüüd see olukord, mis ju, kui me vaatame natuke veel tagasi, Eesti hakkas kohe siin sõna otseses mõttes kritiseerima USA-d veel juba enne, kui Biden oli ametist lahkunud. Mäletate seda kiibi teemat, et kiipide tootmise jaoks Eesti lootis saada USA poolset toetust, aga järsku sattus hoopiski Eesti, oli see kollasesse või oranži nimekirja, igatahes, et meil on teatav risk nende tootmiseks Venemaa vastas ja niimoodi ja seetõttu meil ei olnud sellist eelisõigust erinevalt mõnest teisest Euroopa suurriigist. Mida see tähendab? See tähendab, et Eesti osas on juba plaanid mingis mastaabis juba ära otsustatud ja see, mida siin nüüd praegu veel püütakse inimestele rääkida, et me peame USA-le vastanduma, peame NATO-le vastanduma, see on ainult enesele noaga kätte lõikamine ja see läheb ennekõike Eesti lihtrahvale, kellest ma julgen öelda, mingi osa kindlasti ei soovi sõda, aga paraku paljud on kas lihtsalt passiivsed või siis on ka mõningad inimesed, kes on selle sõjapsühhoosiga juba ära, noh, sõnas mõttes hullutatud, kaasa arvatud see, et siin 15. märtsi luige meediast tuli ju välja, et Eesti naised pärast seda, kui Ukraina sõda hakkas, siis hakkasid, kõigepealt oli neil raske üldse öösiti magama jääda ja lõpuks siis hakati sõjaliselt ennast relvastama selleks, et siis Venemaa vastu minna. Et kui me juba sellesse faasi oleme jõudnud, kus naised on tõesti mõtlemas, et peaks ikka Venemaale koha kätt näitama, siis see on minu meelest väga tõsine viga ja selle koha pealt ma olen päris kindel, et seda käiku, kus Eesti üha enam vastandab ennast Venemaale, seda ei andestata ei USA-s ega mitmetes teistes organisatsioonides ja riikides, et see läheb väga ja väga tõsiseks valearvestuseks ja tulles nüüd veel ka selle USA ja Eesti suhete osas, siis ma paraku kipun arvama, et see, et viimased nüüd 2 kuud on Eesti ennast USA-le sõnaselgelt vastandanud. Ma kardan, et see kindlasti tagajärgedeta ei jää. Kas see, kuidas Eesti need sõjapistrikud on käitunud, tipneb sellega, et Eesti peab nüüd täiesti üksi jääma ja jääma sellisesse olukorda, kus Euroopa Liit teda enam ühel hetkel ka ei vaja. No ilmselt see on, kui mitte lähemate kuude, siis vähemalt lähema 2 aasta teema ja peab kahjuks tunnistama, et me oleme üsnagi selles olukorras, mida me oleme siin USA-d vaenates ja Venemaa poole rusikat viivates teinud, et selles on Eesti nõndanimetatud ametnikkond ja diplomaadid ise süüdi, et seda suppi annab veel aastaid kokku helpida, enne kui seda üldse nagu keegi jahutada suudab. Ja
siin nagu saate skriptiski öeldi, et Venemaa on ju Eestist mitusada korda suurem ja nüüd mõelgem selle peale, et kui palju on Narva ja Tallinna vahe, üle 200 kilomeetri, et kui Venemaal oleks reaalselt nagu vaja midagi siin tegema hakata, siis ta läheks ainult 2-3 tundi, aga mina arvan seda, et Venemaal pole vaja sellist aktsiooni, vähemalt praegustes olustikus, kuni Eesti ise pole läinud sellele teele, kus ta hakkabki reaalselt näiteks pärast jaanipäeva, no ütleme seal võidupüha paraadi Narvas provotseerima Venemaad, et kui selliseid asju ei tehta, siis ei peaks Eesti millegipärast vähemalt nagu sellest plaanist muretsema, aga kui Euroopa sõjapistrikud seda tõesti tahavad teha, nagu siin mõned nagu räägivad, et loome sõjatehaseid Ida-Virumaale, Pärnumaale, no vot siis on see asi küll üsna suur kloak ja see ei ole kindlasti ilus, mis sellele järgneb. Ja kui nüüd võtta küsimuse koha pealt veel kokku, siis selline välispoliitika, noh, nagu ma siin juba mitmel korral olen rõhutanud, et see mõjutab meid sõna otseses mõttes, et täna loodavad väiksed Baltikumi riigid, et me oleme nagu suurte riikidega ühes, aga olgem realistid, Suurbritannia käitub kolonialistlikult ja lähtub tegelikult enda huvidest seoses Ukrainaga ja Prantsusmaal on omad huvid veel omakorda mängus, aga siit me jõuame selleni, et kui Eesti sõjaväelased saadetakse Ukrainasse ja siin veel mingisugused kontingendid viiakse siit minema, no näiteks USA omad Euroopast üldse minema või midagi siis niisugust, siis võib ju eeldada, et selle taotluslik eesmärk on, et nagu 39. aastal Eestit relvitustati ja mis oli siis selle tulem? Tulem oligi see, et Eesti enam sellisel kujul ei jätkanud ja nad ei saa ise ka aru, et kui nad annavad kaitseväe mehed lihtsalt teistesse riikidesse ära ja tehakse veel muidki sigadusi, siis peame olema ausad enese suhtes, et see ei ole enam jätkusuutlik Eesti kui riigi enda suhtes, et praegu on üsna selge see, et maailma need piirjooned pannakse paika, lähinädalad, lähikuud saavad meile määravaks ja selles olukorras oleme nagu tegelikult jõudmas sellesse faasi, kus me lihtsalt no mingis mõttes oleme meie tavalised statistid, aga teiselt poolt meie sõnakus ja kõik see tuleb noh, selles plaanis nagu siin Tsahknad ja need asjad vilenevad, see tuleb ainult kahjuks ja teise poole pealt siis tagajärgede osas siin saigi nagu öeldud, et meie tagajärgede nimistu saab olema pikk, et kui võtame nagu seda, et need, kes meie elu nagu represseerisid viimased aastad siin, eriti need 2 viimast aastat, mis siin praegu on, siis kui elu oleks siin õiglane ja ei käidutaks niimoodi, et pärast mind tulgu veeuputus, siis need tegelased, kes praegu meie üle siin teevad mingisuguseid otsuseid, mis kahjustavad tegelikult meie riigi jätkusuutlikkust, siis need tegelased peaks tegelikult vangitornis istuma, mitte siin meid hakklihamasinasse saatma. Ja nii palju, kui ma siin veel kuulasin Kertut, siis kurb on tõepoolest selle üle, et meid nagu sõna otseses mõttes viiakse nagu sellesse seisu, kus me peame nagu loobuma vabadustest ja siis see Nursipalu asi ju ka, et meil nagu tahetakse seda hirmsasti laiendada, aga nagu noh, siin varasematki on olnud, et USA sõjaväelased, kui neile uus plats tehti valmis, siis nad sinna konteineritesse minna ei tahtnud ju, nii et eks see ole ka kõnekas ja selline vennatapusõda, kus kasvõi oma sugulane, kes no ütleme niimoodi, et kui peakski olema olukord, kus sugulased on teineteisel pool rinnet ja siis lihtsalt sellest vihast Venemaa vastu, siis tapetakse see sugulane ära. Minu meelest see on täiesti vastutustundetu ja ohtlik ja sellise suuna nagu edasikandmine, see on hävitav mõttemeetod, eriti kus meid niigi on juba vähe ja kui tahetakse siia veel massilist migratsiooni tuua alates selle aasta suvest, siis me oleme ikka väga kurvas olukorras, aga siin läks nüüd natuke pikale, aga ma loodan, et kuulajad said minust aru. Aitäh! Aitäh sulle, Mihkel! Tõnu, palun! Praegune Eesti välispoliitika või nende tegelaste, kes peavad ennast Eesti välispoliitika kujundajaks, käitumine näitab üheselt,
eliit lihtsalt rapsib. Tavaliselt on niimoodi, et keskpärased või alla selle võimetega inimesed saavad kõrgele kohale siis, kui nende selja taga on keegi, on mingi jõud, on see jah, ütleme tavaliselt mingi mõjuvõimas organisatsioon või riik. Aga meie liit, sealhulgas ka need, kes kujundavad välispoliitikat, nad on väga harjunud sellega, et nende selja taga on USA. Ja kui nad nüüd tunnevad, et USA-d ei ole, neil on refleks sees, et nad võivad ikka nagu klähvida ja mitte midagi ei juhtu. Ainult, et siin on oluline vahe, sest Euroopa Liit, kes on nende selja taga, tema on eesti keeles öeldes pehmo. Tal puudub sõjaline jõud. Kui me vaatame Euroopa Liidu juhtkonna rumalat majanduspoliitikat kas või viimase 10 aasta jooksul, kus rohepöörde hulluses tehti majandusele tohutut kahju. See tähendab, et nendel puuduvad võimed ka majandusseisu parandamiseks, üldse majandusseisus orienteerumiseks. See tähendab, et Euroopa Liidul puudub nii sõjaline jõud kui majanduslik jõud, tal puudub ka ütleme vaimujõud. Sinna on etteotsa pandud inimesed, kes tulevad toime siis, kui olukord on hea ja kui nendest mitte midagi ei olene. Kui tuleb kriisiolukord, siis nad lihtsalt ei vea välja. Me võime ju tuua esile selliseid üksikuid avaldusi, mis on tõesti rumalad, aga kõigist nendest joonistub läbi ju selge muster. See tähendab, et seal on inimesed, kes ei sobi oma kohale, nad on pandud otsustama sadade miljonite inimeste saatust, aga neil puudub vajalik ettevalmistus. Ja see on teatud mõttes ka vastus sinu küsimusele, Mario, et kuidas Kaja Kallas sai üldse sellisele kohale. Jah, tema ütleme, võimed on sellised, et ta võiks olla kuskil kultuurimaja juhataja või tantsuringi juhataja, ta võiks olla isegi raamatukogu juhataja. Ta sobiks sinna oivaliselt, aga ta ei vea oma praegusel kohal välja. See tähendab, et tema selja taga saab toimetada sama vabalt, kui toimetati Joe Bideni selja taga. Ja nagu nüüdseks on selgunud, et Joe Biden oma ametiajal andis vist ainult ühe nagu ehtsa allkirja, kõik ülejäänud olid tema eest juba antud. Ja toimetati vabalt tema selja taga, nagu vanasti Nõukogude ajal toimetati Leonid Brežnevi selja taga. Nii et ütleme uuesti, et kaadrid otsustavad kõik. Need inimesed, kes praegu näiteks kritiseerivad USA-d, kes lubavad Venemaad rünnata ja võidukalt rünnata, eks ole, nad lihtsalt on kaotanud tegelikkuse taju. Aga neid tuleb teatud mõttes ka mõista, sellepärast et nad on ärevuses, nad ei tea, kuhu neil minna, kuhu neil põgeneda. Võib-olla ainus võimalus neil oleks asutada oma ettevõtte minna USA-sse, sest Donald Trump on lubanud, et väliskapital on teretulnud ja saavad tohutuid maksusoodustusi, sest riigi juhtimisega praegused inimesed ei tule toime. Ma olen varem öelnud nii oma kirjalikes kui ka suulistes esinemistes, et meil tuleb hakata Eestis riiki paljuski uuesti looma. Meil tuleb sõjavägi uuesti hakata looma, sest sõjaväe juhtkond, kes ütleb, et Ukrainal on kas või pisikene võiduvõimalus Venemaa vastu, ta ei ole asjatundlik. Sõjaline juhtkond, kes ütleb, et Eesti läheb nüüd vabadussõja traditsiooni jätkates Venemaad paika panema, ta ei ole asjatundlik. Selline sõjaväe juhtkond elab oma luuludes, ta ei suuda Eestit kaitsta siis, kui peaks tõeliselt tekkima selleks vajalik olukord. Need inimesed on rääkinud seda juttu, mida neilt on oodatud. Võib-olla nad kunagi on olnud, ütleme, ka isegi teatud määral asjatundlikud, aga nad on selgelt jõudnud oma ebakompetentsuse tasandile. Me ei saa neil enam kindel olla. Ja võtame kas või parima võimaluse, et need inimesed lihtsalt valetavad. Aga nad ei valeta mitte lihtsalt sellepärast, et nad on haiglaslikud valetajad, et neid ei saa teisiti olla, vaid nad valetavad sellepärast, et neil on soov saada mingeid soodustusi, neil on makstud, on lubatud midagi head, ütleme niimoodi. Mis see hea on, jätame siinkohal täpsustamata. Aga ka sel juhul me ei saa neile kindel olla, sellepärast, et oletame, need inimesed ütlevad, et tunnistavad üles, jah, me valetasime, me teadsime, kuidas on õige, aga valetasime. Jäkkene küll, aga selline inimene, kes on ükskord valetanud, kes ütleb, et järgmine kord ei valeta. Ja nagu ma ütlesin, see on veel parim võimalus. Halvem võimalus on see, kui tõepoolest on asjatundmatud inimesed pandud etteotsa, kelle selja taga on hea toimetada. Ja siis tulevadki sellised välisministrid, nagu praegu on Tsahkna või vanasti oli Paet, eks ole. Ja tulevad sellised presidendid nagu Ilves, eks ole. Ja no, me ei saa neid isegi kritiseerida, sellepärast et need inimesed ei tunne oma
asja. Nad on olnud oma vati sees ja nüüd, kus tuleb hakata liigutama, nad ei saa ennast liigutada. Meie siin võime teha igasugu avaldusi ja enamasti vähemalt meie saadetes, need on täiesti asjalikud ettepanekud olnud, aga meie sõna jõuab või sõna omandab jõu siis, kui kriis muutub nii suureks, et seda ei saa eirata enam isegi need inimesed, kes praegu püüavad nagu tegelikkuse eest põgeneda. Ma ei räägi praegu isegi eliidist, ma räägin praegu tavalisest inimesest, on see siis tädi Maali või abipolitseinik Mati, kes arvab, et küll see asi läheb kuidagi mööda, mina ei pea siin sekkuma. Samas, sama põhjus on ju tegelikult praegusel Ukraina sõjal, sest need inimesed isegi, kes ei osalenud 2004. aastal riigipöördes, kus neile maksti meeleavaldusel osalemise eest, need, kes arvasid, et elan oma elu ja küll see oht läheb minust mööda, nüüd paljud inimesed ju kannatavad, sest kui nad on meesterahvad, siis neid on püütud tänavalt nagu loomi, on vägisi saadetud rindele, võib öelda sisuliselt kindlasse surma. Ja need kõik inimesed lootsid, et kui nad jäävad apoliitiliseks, et siis see oht läheb nendest mööda, aga nagu näeme, ta ei lähe mööda. Paljuski sama ju lootsid need eestlased, kes 1934. aasta märtsis ei hakanud vastu Konstantin Pätsi seltskonna tehtud riigipöördele. Nad arvasid, et oht läheb mööda, oleme riigitruud, mis me hakkame paati kõigutama, eks ole, meil ikka on, no Laidoner oli ju vabaduse kangelane, noh, pani riigipöörde toime, eks ole, eks ta, mis me ikka hakkame nagu siin lõhestama rahvust. Ja nii oligi. See tähendab, et see liigne leplikkus, liigne nagu tegelikkuse eest põgenemine ühel hetkel maksab kätte. Ja mida rohkem nii-öelda tavalised inimesed seda mõistavad, seda parem. Sest meie kui isikud, kes oleme aktiivsemad, kes jälgime maailmas toimuvat elava huviga, meie adume nagunii, mis on tõenäoline, millised stsenaariumid on ootamas. Aga olukord muutub siis, kui see teadmine või kasvõi ähmane tajumine jõuab ka tädi Maalini ja abipolitseinik Matini. Ja mulle jäi hiljuti silma, kuidas Eesti välisminister Margus Tsahkna tegi niisuguse hästi kõlava ettepaneku, et võtame Ungarilt nagu selle Euroopa Liidus hääleõiguse ära. No. Ma ei tea, mina ei suutnud enam isegi oma naerulihaseid nagu tööle panna, sest nad on väsinud lihtsalt sihukestest rumalustest, naermise üle. Ma olen varem oma Ungari sõpradele, tuttavatele korduvalt öelnud, et palun ärge saage pahasteks selliste Eesti poliitikute ütluste peale, sellepärast nad ei tunne asja. Nende asjatundlikkus on ümmargune null ja ümmarguse nulli peale on ju võimatu solvuda, eks ole. Kannatame ära selle aja praegu, kus on see ümmargused nullid. Nad jooksevad omadega kinni, sest nad ei suuda muutunud olukorrast toime tulla, nad ei suuda orienteeruda. Sügiseks võib olla olukord paljuski teine. Aitäh sulle, Tõnu. Siit saate teiseks küsimuseks olekski hea ja paslik küsida. Kaja Kallas valiti siis kõrgeks Euroopa välisesindajaks. Kui praegust olukorda nüüd mõelda, kas see ei võinud olla strateegiliselt Euroopa Liidu jaoks täiesti vale otsus? Sest ta on nii kõvasti on USA ja Trumpi suunal pannud siis teele sõnumeid ennem seda, kui Trump ei olnud president. Ja nüüd ta on ja ega Trumpil on kõik see ju meeles. Kuidas te kommenteerite seda, Kertu? Mina arvan, et see võis isegi olla niimoodi läbimõeldud, et ma arvan, et nendes ringkondades, et Trump võitis, ei tulnudki lõpuks nii väga suure üllatusena ja siis nad hoiavadki need plaan A, plaan B, plaan C, kõik samal ajal nagu jooksmises ja see, et Kaja Kallas sinna pandi, see, et ta suudab ajada välja nagu nii ajuvaba juttu. Neil oli ju kindlasti see taustainfo teada, eeluurimine tehtud, et kes see Kaja on, millega tegeleb, kui palju ta suudab kaasa mõelda, kuidas ta võib ülbitseda täiesti kohatult, et see võib olla, natuke mina näen, et see on nagu Eesti ohverdamine.
et võetakse Kaja Kallas sinna, Kaja Kallas siis täidab seda rolli, kus ta möliseb, tekitab paljudes inimestes sellist võltskindlust, et meil on nüüd selline juht seal eesotsas, täiega muidugi paneme raha veel huugama, sest meil on ju sõjaprintsess seal eesotsas, aga nüüd teostus, ma ei tea, mis plaanina see oli neil kirjas, et Trump võitis ja Trump hakkab siis nüüd rahust rääkima. Ja nüüd Kaja on lihtsalt see, kes saab selle nii-öelda ullikese sildiga ringi käia edaspidi. Ja see ei ole ainult Kaja üksi, see on ka meie terve Eesti maine tegelikult, et meid vaadatakse nüüd, kui need on need Kaja Kallase kaasmaalased, et selles mõttes on eestlastel päris kehva seis. Et kui meie kõige targem, inimesed ju, kes ei süvene nendesse protsessidesse, kujutavad ette, et kõige targemad saavad nendele kohtadele ja kui meie riigi kõige targem on selline, siis meist ülejäänutest midagi väga palju paremat ei arvata kahjuks. Aga me ei pea keskenduma sellele, mida teised meist arvavad, vaid see, et kuidas me ise saame oma siseriiklikul tasandil sellest supist välja astuda, sest see, kuidas on meeletut ressurssi kulutatud mitte meie sõjale, see, kuidas läheb Ukraina sõda. Ma tean, et paljud ütlevad, Kertu, sa oled loll, sa ei saa lihtsalt aru, aga see, kuidas sõda läheb Ukraina ja Venemaa vahel, see ei puuduta Eestit. Kas Venemaa, mis hetkel võidab, mis tingimustel see leping sõlmitakse, see ei puuduta tegelikult Eestimaad. Ja mida oleksid võinud inimesed, kes muidu olid marudad, võitleme lõpuni välja, võiduni, kui öeldi ära, et see abi ei olnud lihtsalt heategevuslik, vaid sellest tahetakse midagi ka vastu, kes on viitsinud uurida, Punane Rist ja UNICEF, igasugu muud organisatsioonid ja seal taga ka, see ei ole lihtsalt, et me oleme nii suurte rahakottide ja südametega inimesed, et muudkui aitame või see Bill Gatesi kaavifond, palju nad tegelikult teenivad selle heategevusega ja nüüd seesama USA, kes justkui nagu aitas, tegelikult pidas seda sama iseenda varisõda seal Ukraina pinnal, siis nüüd on ju välja öeldud see, et see ei olnud nagu lihtsalt kingitus, et see tuleb tagasi maksta ja see ei ole see, et Trump otsustas, et see on vaja tagasi maksta, see oli ammu teada, et see ei ole lihtsalt andmine, aga seda varem ei sõnastatud niimoodi välja, sest see oleks olnud ju oi kui inetu, et niimoodi annate ja tahate pärast tagasi, ilmselgelt tahavad tagasi. Ja siis nüüd mõelge selle peale, et kui panna kõik see, mis meie peavoolust läbi käib, niimoodi need pealkirjad kõrvuti, stiilis, et me peame usaldama seda Frankenburg Technologies ettevõtet, sest et tema tagab meile võidu, suured rahad, loodusressursid pannakse huugama ja siis samal ajal Pevkur ütleb, et mingi kala on seal ja Kusti Salm ikka ei aja päris ausalt asju. Mul on inimestest kahju tänaseks päevaks, kes elavad selles peavoolumeedia usus, sa loed ühe uudise ära ja sest nüüd on kõik hästi, sest vaata tema ütles ja siis keegi teine, kes on ka sinu jaoks nagu nii arvamusliider, nüüd äkitselt neil need jutud ei klapi, sest kui tõde tuleb päevavalgele, siis kõik need valed hakkavad omavahel ju lühisesse jooksma, ei ole päris nii, nagu öeldi ja see võib inimestele mõjuda päris raskelt. Et need, kes ongi olnud selles mugavas peavooluvoolus, lihtsalt voolad selle pasaga kaasa, aga vähemalt voolad. Ja siis meie, ma olen varem ka seda võrdlust toonud ja meie oleme siis seal, lähme sellele pasavoolule vastu voolu, hoiad lihtsalt nina püsti, et mitte seda maitsta saada nii palju, et see on päris keeruline tee olnud, aga ma tunnen, et me liikume vähemalt õiges suunas, sest see, kuhu see pasavool lõpuks välja jõuab, see ei ole mingi ilus koht. Kertu, aga sel puhul öeldakse, et ei tohigi nina norgu lasta. Jah, täpselt. Ja siis me olemegi kõigist nendest nintsutustest, peksmistest, tühistamiskampaaniatest hoolimata täiskäigul edasi lasknud, sest tänaseks päevaks mul on see pilt täpselt nii selge, et ma tean, et kui meie need mõtlevad ja vähe kartvad inimesed, sest ma ütlen, et mind on kandnud see, et ma ei karda, mida mul karta on, kui ma näen, kui palju on kaalul, et need inimesed on olnud selle raske aja aktiivsed. See on meie nagu viimane lohutuskiir meie rahval tegelikult ja kui palju on neid nii-öelda vaimseid ja need mingi New Age ja kuidas nemad nagu, ma ei tea, palvetega päästavad maailma ära ja nii edasi. Ma näen, et see on ka osa sellest, kuidas meid uinutatakse, et lihtsalt ära anna oma energiat sellele, mida sa ei taha, et kasvaks, ära mõtle sõjale, ära räägi sõjast, aga kui ma näen, et meid sihitakse reaalsetesse konfliktidesse, siis ma arvan, et selleks, et seda aset ei leiaks, tuleb arvestada, et me oleme siin inimestena kehastunud 3D reaalsusesse antud hetkel ja me peame nendes protsessides suu lahti tegema, et me jõuaks nendesse punktidesse. Ja ma olen
mitme sellisega põrkunud, päris konfliktiks on läinud, kus nad üritavad mind ka ära uinutada, et umbes, et sa vastandud liialt ja sa ei tohi niimoodi, et see on normaalne protsess, et asjad peavadki praegu lihtsalt niimoodi minema. Ja mina mõtlen, et te tahategi siis selles mingis digivanglas elada ja see on nagu normaalne, kuhu me liigume või et kui sa soovid midagi elult, siis sa pead omalt poolt andma ka selle sisendi ja mõnikord see sisend ei olegi see lihtsalt, et sa ütled, mina tahan, et oleks nii. Ma arvan, et see jõud, kes meid selles protsessis on seni säästnud ja juhatanud, ootab, et me väljendaks natuke rohkem. Ja ma arvan, et see, kuidas me siis võtame selle julguse kokku ja julgeme vastanduda, me julgeme mõelda oma peaga ja ennast selgelt väljendada, siis ma arvan, et see on see punkt, mis üldse annab mingi lootuse, et need meie soovid saaksid täituda ja kasvõi see, et nüüd on kohalikud valimised tulemas. Ma olen nii paljudele inimestele öelnud, et te ootate, et tulevad uued ja paremad poliitikud või et need, kes on seni olnud, on nüüd aru pähe võtnud, et muidu nad olid, poliitikud meil siin muudavad ka suunda, et küll oli, et need vaktsiinid on väga vajalikud ja nüüd öeldakse, oi, tol hetkel me lihtsalt ei teadnud, on ju, informatsiooni ju saadeti nende nii-öelda vandenõuteoreetikute poolt, aga ei, me ei teadnud midagi, no kuram, mängiti kaasa lihtsalt, et minul ei ole mitte mingit usaldust nende suhtes, kes seni selles mängus sees on olnud ja selleks, et meil oleks rahvana lootust, meil tuleb endal see vastutus võtta, me ei saa enam olla need nagu lapsemeelsed, et ma ei tea, paugud siia, paugud sinna ja siis küll kõik laheneb, alati on ju lahenenud. Vaatame ajaloole otsa, mis hinnaga on varasemalt erinevad asjad lahenenud ja ma arvan, et seal ongi olnud see, et inimesed lähevad selle massihüpnoosiga kaasa, et kuidas on hea, kuidas on õige. Seda McQuaili massikommunikatsiooniteooria raamatut hiljaaegu sirvisin lihtsalt huvi pärast, et vaadata, tuua paralleele ja seal oli nii huvitavalt välja toodud, et demokraatia jaoks on massikommunikatsiooni vaja, on ju, et mõelge ise, kui on demokraatia, selleks on massikommunikatsiooni vaja, see on siis see, et enamus saaks otsustada, aga et enamus oleks kontrollitud. Et see on päris huvitavaid momente, kui hakata seda mängu sügavamal tasandil vaatama, et miks see on niimoodi, et kui sa teed suu lahti, siis enamus reageerivad sulle negatiivselt. See on sellepärast, et enamus on läinud selle mugavusega kaasa ja see on selline teatud mõttes kuidas ma olen varem seda paralleeli toonud, et see on nagu vaimne praktika, et kuidas säilitada endas rahu, kui sa saad aru, et sa tegelikult ei tee midagi valesti, sa ei ütle midagi valesti, aga lihtsalt enamus ei saa mitte midagi aru, mis ühiskonnas toimub. Ja kui sa teed suu lahti, siis sa saad sellest peksa, aga sinus endas on see rahu, et aga vähemalt ma ei voolanud kaasa. Ja need, kes nüüd vaikselt ärkavad ja kardavad, et kui ma nüüd suu lahti teen ja ütlen, et kuulge, asi ei klapi ja sellest peksa saan, siis teate, see on natuke hea tunne ka, sest kas elada selles vales ja vaikimises, et ma igaks juhuks olen vait või sa väljendad ennast ja sul on süda kerge. Ma sain välja öelda, mida ma sellest arvan. Ma pigem soovitan inimestel julgelt väljendada, kui nad saavad aru, et see, mis toimub, on jura ja mitte ainult jura, vaid see on ohtlik meile. Oota, aga aitäh, läksin pikale, annan sõna edasi. Aitäh. Kalle, palun. Teemaks oli küll nagu Kaja Kallase isik, aga ma alustan natukene kaugemalt, sest ma jõuan sealt sinna välja ka. Vaata, Kertu, sa rääkisid sellest, et mismoodi osad inimesed on niimoodi, et ei taha kõike uskuda ja nii edasi ja rääkisid siin massikommunikatsioonist ja nii edasi. Sa puudutasid tegelikult väga õiget nüanssi. Nimelt on propaganda just see, millega on võimalik muuta inimeste mõtlemist. Mida ütles Hitleri Saksamaa propagandaminister Joseph Goebbels? Ta ütles väga selgesti välja, selleks, et võita lahing lahinguväljal, on vaja kõigepealt võita lahing inimese peades, lükata ümber teise poole informatsiooni, moonuta seda, takistada selle ilmumist, võimendada enda oma, pikkida sinna sisse valesid ja nii edasi ja nii edasi ja kui sa oled võitnud selle lahingu inimese peades, siis võidad sa selle lahinguga nii-öelda lahinguväljal, kus vihisevad kuulid ja lõhkevad mürsud. See on see asjaolu, mis on kogu selle nii reaalse sõja kui ka ütleme siis mingisuguse muu propagandasõja põhialus. Ammu surnud mees, aga väga tark ütlemine.
nii, miks ma sellest propagandast praegu hakkasin rääkima? Põhjus on selles, et ja ma seon selle ka Kaja Kallasega. siin tuli nagu jutuks see, et kuidas on ta nii rumal ja nii edasi ja mispärast Eesti tema sõnumid on nüüd nagu sellised, mis nagu ütleme, ei kannata kriitikat, siin räägib elektrimolekulidest ja nii edasi, või vabandust, mingist molekulidest ta rääkis, igatahes elektrimolekulid olid jah. Aga tegelikult ma ütleks hoopis niimoodi, et ega Kaja Kallas ei olegi nii rumal, kui ta välja paistab. Ta on äärmiselt külm, kalkuleeriv ja väga ohtlik naine, kes kasutab propagandasüsteemi ära oma isikliku heaolu saamiseks. No võtame kas või selle, kogu tema valitsemisaja pärast seda, kui see koroonapandeemia äkki 24. veebruaril lõppes seoses Ukraina sõjaga, on ta olnud pidevalt nii-öelda sõjaprintsessina selle lainel ja promonud ja rääkinud, mismoodi me peame tegelikult Ukrainat aitama, igasuguseid sanktsioone kehtestama ja nii edasi. samas meenub mulle vähemalt 2 aastane tagune idavedude skandaal, kus tema abikaasa ikkagi tarnis ja tegi koostööd Venemaal asuvate firmadega ja ta püüdis seda küll õigustada, aga kuigi tema suhtes mingit menetlust ei alustatud, siis ta libises sellest asjast ilusti-kenasti välja. ehk siis tema lähikond sai kasu Ukraina sõjast, kuna toimetasid sinna strateegilisi materjale ja hoopis teise egiidi all, mis nad välja ütlesid. edasi, sõjapropaganda raames, ma ei tea, kui palju see uudis on levinud, kingiti üks Narva jaama elektriplokkidest ära Ukrainale. lihtsalt võeti kätte ja kingiti. et edasi, siis on ju viimastel peaministripäevadel, kui ta oli Brüsselis, sõlmis ta Zelenskiga, siis kirjutasid alla lepingu, mille kohaselt siis Eesti toetab Ukrainat iga-aastaselt 500 miljoni euroga, seda 10 aastat. see leping, mina ei ole seda Riigikogus näinud, aga ma eeldan, et see leping siiski toimib. nii ta on, mida, ta on kinkinud ära Eesti Kaitseväest relvasid, erinevaid kahurid, laskemoona, sisuliselt meie ladudes oli ühel hetkel oli suhteliselt suur tühjus. ja kuidas saab selliseid asju teha naine? Ma tahan nagu kokku võtta, kes on rumal ja millestki aru ei saa. mina ütlen, et selliste skeemide läbimõtlemine vajab teistsugust mõttemaailma ja küll aga ta annab väga selge pildi selle kohta, et tema huvid ei ole olnud Eesti riiklikud huvid, vaid minu hinnangul on ta seotud ka ikkagi teatud küsimustes oma isikliku kasuga. põhjus on ju väga lihtne, et ei ole ju saladus selle kohta ka Ameerikas kongressis pidas üks kongressman kõne, kus ta rääkis ka selle Ukraina sõjast väga lähemalt. ma juhtusin täna seda nägema, kus ta ütles väga selgelt ära, et Ukraina on maailma kõige suurem korrumpeerunud riik. järelikult need tehingud, kus nii-öelda kingitakse, antakse, ma ei usu, et sealt mingit vastuteenet ei tule. kui ma olin Riigikogu esimeses koosseisus, olin Euroopa Liidu asjade komisjonis, siis meile anti ka aruannet, toodi aruanded ja üks aruanne mulle siiamaani selgelt meelde jäänud. see on see, kui juba siis vabandust, no esimest koosseisu aega oli see, et Euroopa Liit on andnud rohepöörde elluviimiseks, et seal kolmandates riikides ja Aafrikas minnakse üle siis fossiilkütuselt mingi teisele alternatiivkütusele 100 miljardit eurot aastas. ja mis oli siis see point, miks ta mulle meelde jäi, oli see,
kus oli lisatud et 70% sellest rahast varastatakse lihtsalt ära või läheb kaduma. Nad ei jõua sinna, kus nad peaksid minema. Ma ei taha öelda, et seesama süsteem, seesama skeem kehtib nüüd ka Ukraina sõja osas, aga kuna arvamus, igaüks võib avaldada oma arvamust, ma arvan, et need tehingud, mis tehakse Ukrainaga, ei ole ka päris puhtalt, sealt jookseb ka raha kõrvale. Võtame nagu väiksemad tegijad, kes jäävad siin, Johanna-Maria Lehtme, kes jäi siin oma asjadega vahele. Aga seesama kongressman, kellest ma rääkisin, ta mainis oma kõnes, et see viimane 70 miljardit, mida USA pidi andma, siis Ukrainale ütles ta, et Biden oli selle lubanud anda sularahas. mõistate, sularahas. Et minu jaoks on see väga küsitav. Aga mis siis Kaja Kallase puhul veel, eks ju, et ta on mänginud ühte mängu globalistide poole peal ja ta arvas, et ta suudab oma karismaga nii-öelda siis teha ükskõik mida. Aga Trumpi administratsioon näitas talle ilusti-kenasti koha kätte, kus lasi tal USA-sse sõita ja siis öeldi, et pole aega kokkusaamiseks, lendas tühjalt tagasi. Nii et see oli tema esimene tagasilöökides, mis nagu tuli. Aga põhjuseks on ka see, et tegelikult, mis praegu toimub, on nii Trumpi administratsiooni poolt toimub maailma geopoliitiline ümberjagamine. Ehk siis, kus on olemas teatud suur jõud, kes lepivad kokku, mismoodi me seda maailma ümber jagame. Nendeks on siis Ameerika Ühendriigid, Venemaa, Hiina ja India. Aasia poole pealt, Lähis-Ida poole pealt siis jõuks on ka Iraan ja ka mingil määral ka Jaapan. Nii et need on need jõud, kes tegelikult praegu panevad paika mõjusfäärid ja piirkonnad, kelle otsustest sõltub ja millisesse staadiumisse, staatusesse jääb Eesti. Et tahaks siiski loota, et Eestil läheb hästi, annaks jumal, et minu ennustus ei oleks vale, aga suured sündmused, suured muutused on toimumas, aitäh. aitäh. Ma tahtsin Kalle jutu peale seda öelda, et ma ei tea, kas see on naiselik õelus ja kadedus, et Kaja on nii edukas olnud, aga mina teda nii targaks ei pea. Mina arvan, et ma ei ole kindel, kas see oli eelmise sajandi algus numbrites, ma mingit aastaarvu mäletan, aga ühesõnaga poliittehnoloogiliselt mingil hetkel võetigi kasutusele see võte, et pannakse naine etteotsa ja üks mu tuttav sõnastas seda isegi niimoodi, et naisi jalgadega ei peksta. Ehk siis, et teha väga justkui rumalaid otsuseid, on tarvis panna selleks nii-öelda otsustajaks naisterahvas, sest siis saab libedamalt neid asju ära teha, sest naine ikka selline, saate ise aru, kuidas see psühholoogia käib ja kogu see feminismus, siis kuidas sa ütlesid Kaja kohta niimoodi, et kus sa lilleke siia said, on ju. Et täpselt sellele see mäng käibki, et praegu on vaja täiesti ebaratsionaalseid totakaid otsuseid teha, mis jah, paljudele saab need maha müüa, aga et seda oleks lihtsam maha müüa või neid otsuseid, siis naisterahvas sellisel ajal etteotsa panna, mina ütlen lihtsalt strateegia ja see strateegia, kuidas neid asju on aetud, ei ole Kaja Kallase isiklik looming. Tema on lihtsalt see, kes on see nagu rääkiv pea, kes neid asju justkui teeb. See on minu selline, ma võin ka eksida, sest ma räägin, ma lihtsalt vaatan vahepeal sellest informatsioonist nagu mööda ja vaatan, mis mu tunnetus ütleb toimuva kohta. Minu tunnetus ütleb, et ta ei mõtle ise neid asju välja. Ja muidugi Zelenski on ise tunnistanud, et osa raha on kadunud, nii et millest me räägime. Aitäh. Et ma, kui lubate, siis ma ütlen 2 sõna vastu, kuna minu nime mainiti siin praegu. Et ei, ega ma, Kertu, sinule vastu ei vaidle, tähendab, et see võib olla täpselt niimoodi, aga see asi ei kehti ainult naisterahvaste suhtes. Mäletame ju ka Bidenit, kes oli tegelikult liikuv maskott, kelle eest teised kõik ära otsustasid. Nii et poliitikas ongi vahel kasulik hoida sellist tankisti, kes siis hiljem saab selle koosa nõus sinuga. Aitäh sulle, Kalle. Mihkel, palun. Jah, kui siin nüüd rääkida sellest Kaja Kallasest, et kuidas ta sinna Euroopa välisasjade juhi kohale sai, siis no
eks me hakkame ikka sealt kaugemalt otsast pihta, et kuidas ta juba siin ütleme 14 aastat tagasi poliitikasse sai, et ikka oma isa tuules, isa oli siis tal transpordivolinik sellel ajahetkel, siis kui transpordivolinik Kallase aeg hakkas läbi saama ja olid eurovalimised ära toimunud, siis ta juba lendas kõrgelt sinna Euroopa Parlamenti ja tasub ära mainida seda, et juba siis ta oli Sorose nimekirjas üsna kõrgel kohal koos mitme teise liberaaliga, nii et ega ta seal teatud seltsimeestele tähelepanuta ei jäänud, et see on üks asja tahk. teine tahk muidugi on seonduvalt sellega, et kuidas nagu tegelikult tal endal isiklikult mõtted nagu puuduvad ja ta suuresti juhindub sellest, mida talle ülemused ütlevad, et siin tasub nagu ära öelda, et tal on nagu kõrged sidemed Sorostega, tal on isiklikke kokkupuuteid Alex Sorosega, nii et see võib seletada ka, miks ta käitub rahvuste vastaselt ja ajab sisuliselt sellist küünilist globalistlikku poliitikat. Ja kui siin toodi välja see verejanulisus, siis absoluutselt see, kuidas ta nüüd aastast 21, kui ta Eestis hakkas, ütleme, valitsema diktaatorlikult, mäletame ju seda, kuidas circa 4 aastat tagasi politseikoerad aeti tänavatele meeleavaldajate vastu ja kõike seda, mis veel nende koroonasüsteemidega tehti, siis temas on külm ja üsna julm meetod, kuidas verejanuliselt suunata inimesed üksteise vastu, et kui te mäletate, siis see oli ju nüüd vähem kui 2 aastat tagasi, kui see Venemaa asi nagu välja tuli, aga ta käitus üsna külmalt ja rafineeritud, kuigi sel hetkel, mil see paljastus nagu ilmnes, siis ta läks lausa isegi ERR-i ajakirjaniku suhtes üliemotsionaalseks, justkui et ta oleks tabatud teod, mida ta ei tahtnud, et see välja tuleks. Aga see asi summutati kiiresti ära, kuna võimupartnerid hoidsid tema poole ja noh, see asi läkski sinna paika ja selle eest veel preemiat anda veel edasi Euroopa välispoliitika juhi kohale. Siin tuleb nüüd mitmeid asju veel vaadelda. Kõigepealt see, et Süürias nüüd on võim kukutatud ja on tulnud uus võim, kes sadu inimesi seal Süürias on ära tapnud ja sellest Euroopa välispoliitika veel premeerib teda. No ausalt öeldes see jätab selge arusaama, et nüüd ongi hullud ja psühhoterroristid Euroopa Komisjoni volinikeks määratud, kes tegelikult ei ole need, kes peaksid nagu seda asja ajama. Ja teine tahk on muidugi see, et nagu siin nüüd on välja tulnud ju, et Hiina ei pea Euroopa Liitu enam võrdväärseks partneriks ja nagu siin ka nüüd äsja tuli välja, et Euroopa Liidu ja Hiina 50. suhete aastapäeva tähistamisele Hiina president ei tule, sellepärast et nagu te teate, Kaja Kallas oma kõne maneerides selle, kuidas ta Venemaale vastandub ja siis räägib oma demokraatia jutukesi, ta käitub nagu sõnaselgelt laps ja väga ülbeks minnes, siis ta käitub circa 5-aastase lapse moodi. Aga Kaja Kallasest endast, noh, selle koha pealt see, kuidas ta üldse sinna sai, et eks teised on talle tee sinna sillutanud, et Reformierakonna juhiks ta sai ju siis, kui keegi enam ei tahtnud seda pidada, oli sel kohal nüüd 6 aastat, jah, ja lootis juba 2019 oma nende e-häältega sinna peaministri kohale maanduda, aga sai tagasilõike osaliseks ja siis pidi 2 aastat opositsioonis kiruma ennast, aga kõik see, mis sellele Porto Franco asjale ja kõigele sellele järgnes, see andis nagu talle suurepärased kaardid kätte ja andis võimaluse käituda nii, nagu tema ise tahab, et kõigepealt tuli 22 Keskerakonna väljaheitmine, siis 2023 noh, Isamaa lihtsalt pidi lahkuma ja siis jätkas ta Eesti 200-laste ja sotsidega, aga huvitav nüanss on see, et 9 päeva enne seda, mil ta pidi nagu saama kindla valimisvõidu, kuigi see oli küsimärgi alla sellest hetkeks seatud, siis tulid kohtumisele Jens Stoltenberg, Norra üks juhtivaid seltsimehi, kes dikteerib ette NATO liikmesriike, nüüd on ta sealt kohalt muidugi lahkunud ja Ursula von der Leyen ja plaan oli siis selline, et Reformierakond ikka võidaks need valimised ja noh,
olla, tehti ära 37 kohta, aga oleme ausad, mitte ausalt, et see tehti selgelt võltsides ja muud selliseid asju. Paraku meil mätsib selliseid asju valimiskomisjon teadupärast kinni, nii et noh, see näitab, millisesse madalseisu on Eesti ühiskond nagu selles suhtes langenud. aga Kaja Kallasest veel selles mastaabis rääkides, siis see, et ta nagu sinna väliskomisjoni juhi koha peale sai nii-öelda siis Euroopa välisministriks, noh, see jätab nagu jah, sellise selge mulje, et sellesse Euroopa Komisjoni volinikeks ja noh, president kaasa arvatud, saidki ainult need, kes on varasemalt äpardunud ja ebaõnnestunud, noh nagu see Leedu oma see Kubilius ja siis noh, seal veel mitmeid vähem tuntud nimesid, et see on täielik bürokraatide nimekiri seal, aga nendel ei ole suuri edusamme, et nad on kas siis globalistid, käsilased või siis nad käituvadki niimoodi lapsemeelselt. ja mida siit siis kokkuvõttes öelda, ma arvan, et kas nüüd Kaja Kallas jääbki viimaseks Eesti volinikuks Euroopas, no nagu öeldud, kui samamoodi jätkata, siis on see enam kui tõenäoline, aga mis saab enne seda, kui see asi sinnamaale jõuab, et Eesti välispoliitika, no siis ütleme Eestist nagu välispoliitika juhiks edutatud Kaja Kallas oma ülesannetes lõplikult läbi kukub, noh siin ma arvan, et üks indikaator, mis hakkab nagu seda määrama, on see, et kindlasti see, kuidas USA teda vastu ei võtnud, üks tahk, aga teine on nüüd see, mis Euroopa Liidus endas hakkab toimuma, et kindlasti on seal mingi USA nagu neid rahasid ka taga, et Rumeenias valimisi teha banaalselt ja mitte ausalt, aga ka teisi asjaolusid, mis kindlasti mõjutavad Euroopa kui sellise mainet lõplikult, et kui ikkagi USA välisminister jätab Kaja Kallase, no sõna otseses mõttes ukse taha, siis on ju täiesti selge, et Euroopal kui sellisel välispoliitikat ju enam ei ole ja käidutakse niimoodi külmavereliselt ja mõrtsukalikult, et paneme suured rahad selleks, et Ukrainat toetada, aga jätame omad inimesed tähelepanuta ja las olla prügikastis ja näljas, et kui sellisel moel Euroopa kogu see komisjoni poliitika jätkub, siis peavad Eesti ja kogu Euroopa inimesed mõtlema selle peale, et kas nad üldse enam siin elada saavad, et Kaja Kallase siht, mulle tundub, on Euroopa lõplik hävitamine. aitäh. aitäh sulle, Mihkel. Tõnu. Vot kuulan teie juttu ja siis mõtlesin, et huvitav, kas me oleme äkki alateadlikult muutunud euroföderalistideks või läinud kaasa selle propagandaga, mida Euroopa Liidu muutmiseks föderatsiooniks tehakse. See mõte tuli mul sellepärast, et me räägime tõsiselt, nagu oleks Euroopa Liit midagi meist ülemat. Tegemist on piirkondliku liiduga, samamoodi nagu on Aafrika Liit, on Ameerika Liit, on ka Euraasia Liit, eks ole. Ja selline Euroopa Liidu nimeline piirkondlik liit, ta on lihtsalt teinud niivõrd kõva reklaami, inimesed hakkavadki mõtlema, et see ongi nagu midagi erilist, et see oleks nagu omaette riik ja võrreldakse teda Hiinaga ja võrreldakse Ameerika Ühendriikidega ja kellega veel. Mina võin tuua näiteks sellise võrdluse, minul on meeles, ma lugesin juba paarkümmend aastat tagasi, et USA-s Texase osariik suudaks toota vilja nii palju, et sellega ära toita peaaegu kogu maailma, et sul ei jääks ülegi. Aga no need on sellised võrdlused, mis nagu ühest küljest on õiged, teisest küljest ei päde. Ma arvan, et ei ole mõtet Euroopa Liitu kujutada ülivõimsana, kui Euroopa Liit tahaks muutuda impeeriumiks, tahaks muutuda riigiks, siis ta hoolitseks selle eest, et tal oleks igas ametis oleks need inimesed, kes oma võimetelt vastavad sellele kõige paremini. Siis ta ei paneks mingeid täiesti juhuslikke inimesi juhtivatele kohtadele, selliseid inimesi, kelle selja taga on hea toimetada, susserdada, raha kõrvale kantida. Siis oleks kord majas. Ma usun, et küllap paljud meie vaatajad, võib-olla ka saates osalejad on lugenud raamatut Sioni tarkade protokollid. Jätame siinkohal kõrvale selle, kes selle autor oli. Antud juhul on tähtis see, et see sisu vastab tõele ja seal on üks koht, mis mul on hästi meeles, seal on öeldud, et
et paneme etteotsa keskpärased inimesed, teeme hästi segase sisuga seadused, millest keegi peale juristide ei saa aru. Ja siis, kui tuleb maailmavalitsus, siis asi muutub täielikult, siis küündimatud inimesed võetakse maha, seadused tehakse hästi lihtsad, nii et ka lihtkodanik saab aru. See tähendabki seda, et kui me vaatame praegu toimuvat selle pilguga, siis ongi nagu maailmavalitsuse loomise eelne arengujärk. Ma ise loomulikult ei poolda mingit maailmavalitsust, ma saan aru, et see on täiesti teostamatu asi, kuigi leidub mõjukaid ringkondi, kes püüavad seda teostada. Ma räägin põhimõttest. See tähendab seda, et kui eesmärk on, et asi toimiks korralikult, siis ei panda etteotsa selliseid inimesi nagu kas või Ursula von der Leyen või Kaja Kallas või ütleme Eesti oludes, no me teame, keda nimetada, eks ole. Ma ei hakka nimetama, loetlema, see loetelu läheks liiga pikaks. Aga kui on keskpärased või alla selle juhtivatel kohtadel, tähendab raudselt süsteemi juhib keegi teine ja seda juhitakse väljastpoolt. Ja siis tegutsetaksegi selle välispidise jõu huvides. Kes nimetab süvariigiks, kes veel kuidagi, nimetus ei ole tähtis, küsimus on praegu põhimõttes. Ja kui taheti, et Kaja Kallas ja temasugused oleks juhtivatel kohtadel, neid oli vaja aretada. Selleks omal ajal Klaus Schwab pani käima oma noorte liidrite akadeemia, kui ma õigesti mäletan. Midagi sellist oli selle pealkiri. Ja sealt toodeti neid. Kaja Kallas pole kaugeltki ainus. Neid on Eesti poliitikas veel. Saksamaal on Baerbock näiteks, palun väga, ja tulevad sellised ühest küljest nagu säravapilgulised, teisest küljest tühjapilgulised, tühja piaga, eks ole, ja kõmiseb, aga sobib, upitatakse ja nende selja taga on hea toimetada. Euroopa Liit praeguseks organisatsioonina on jõuetu, tal ei ole jõudu, tal puudub sõjaline jõud, nagu eespool rääkisin, tal puudub ka majanduslik jõud, sest ogara majanduspoliitikaga on ennast mängitud nurka, on täiesti käpuli. Kui Euroopa Liit tahab saada tugevaks, ta peab enne majanduslikult jalgadele saama. Majanduslikult, siis hariduslikult. Ja mulle meeldis, et Kalle tõi mängu Goebbelsi jutu sellest, et sõda võidetakse inimeste peas. See tõepoolest nii on ja praegune Eesti on seetõttu väga haavatav, et inimeste pea on Eesti ühiskonna kõige nõrgem koht. Mäletame väga hästi, kuidas väga paljud inimesed uskusid selle viiruse hüsteeria ajal, seda juttu, mida koroonaviiruse ohtlikkuse kohta räägiti. Inimesed siiralt uskusid, neil ei olnud mingeid majanduslikke huve. Nad ei valetanud, vaid nad siiralt uskusid. Samamoodi usuti rohepööret siiralt. Samamoodi usuti igasuguste seksuaalhälvikute õigusi. Samamoodi usutakse seda, veel praegugi paljud usuvad, et USA või et Ukraina ajab õiget asja ja ta suudab Venemaad võita. Kuigi, kes vähegi asja tunneb, see taipab, et Ukraina võiduvõimalused juba 2022. aasta veebruaris olid ümmargune null. Aga senikaua, kui Eestis leidub selliseid inimesi, kelle kõige nõrgem koht on pea, on Eesti ühiskond väga kergelt haavatav. Midagi ei ole teha. Meil võib olla ükskõik kui palju tuumalõhkepäid, meil võib olla ükskõik kui palju rakette, kas paneme Peterburi pihta, paneme Moskva pihta, eks ole, aga kui nende rakettide juhtijaks või ka riigi juhtijaks on inimesed, kelle kõige nõrgem koht on pea, siis me ei tee mitte midagi ära. Paljud on toonud meile eeskujuks, et aga Eesti suutis vabadussõjas võita sõja kahel rindel. Aga tuletage meelde toonast Eesti rahvast. Toonased eestlased olid Vene keisririigi kehaliselt kõige arenenum rahvas ja vaimselt baltisakslaste järel arengult teine, arengutasemelt teine. Aga praegu me ei ole ju. Praegused eestlased on tollaste eestlaste hale vari. Kui me tahame saada kunagi sama tugevateks nii kehalt kui vaimult, kui olid vabadussõja eelsed ja aegsed eestlased, siis me peame selle nimel tööle asuma, peame tegutsema selle nimel. Mitte uskuma iga rumalat propagandat, propaganda valet täpsemalt, sest parim propaganda koosneb läbinisti tõest. Kui senikaua, kui Eesti ühiskond, enamus sellest usub propaganda valesid ja ta kõige nõrgem koht on pea, meil ei ole nagu edulootus. Aga asja hea külg on see, et seda saame muuta igaüks ise. Sest minu omaaegne kirjasõber Otto von Habsburg kirjutas ühes oma ungarikeelses raamatus, et selle mõte oli selles, et sõjas ei otsusta diviisid, nende hulk, vaid otsustab see,
kes on kui tark ja kes on kui südikas. Ja see, kas olla tark, kas olla südikas, see on täiesti igaühe meist oma teha. Me ei saa seda kellegi kaela ajada. Selline sai minu vastus sulle, Maarja. Aitäh sulle, Tõnu, ja aamen su jutu peale. Väga õiged sõnad. Meil hakkab aeg otsakorrale jõudma, et on selle teemaga veel kellelgi mingeid mõtteid, mida tahaks rahvani tuua või lõpetame saate? Minul on üks mõte. Ja. Minul on selline mõte, et meil tasuks panna vaim valmis selleks, et tuleb kas või vaimne uus Berliini müür. See tähendab, et terve mõistuslikkus jääb siiapoole, endise idabloki poole ja lääne poole jäävad siis need, kes tõid multikulti upitamise sildi all sisse massiliselt karvasid ja surelisi. Ise nad tekitasid endale selle probleemi, ise lahendagu ka. Pole meie asi sellega tegelda, meil on endal probleeme, saame hakkama, sest endise idablokki rahvaste seas on siiamaani üsnagi palju inimesi, kellel on kaine mõistus. Muidugi Z-põlvkonnaga nende osakaal väheneb, eks ole, aga siiski veel on. Ja meil on lootust, eriti kui võtame punti ungarlased, slovakid, ka serblased, kellel jätkub sirgeselgsust. Selline on minu üleskutse, võib nii öelda. Aitäh. Et ma ütleks oma lõpusõnad, kui tohib. Et on üks Sidamaa vanasõna, et usu Jumalat, aga kaamel seo siiski kinni. Ei hakka rohkem seda lahti seletama, aga ühe palve ütlen veel, Jumal kaitse Eestimaad. Aitäh. Aitäh. Nii, siinkohal siis eesti.com ootab sisuloojaid, kontakt@eesti.com. MTÜ Konservatiivne Eesti ootab kõnesid, toetust telefonile 9999, kõnehinnaks 10 eurot võitluseks e-valimiste vastu. Veebiraadio tegevust saab toetada rahalise panuse Konservatiivne mõtiskleja OÜ kontole EE 9277 00 77 100 683 5650 selgitusega annetus. Aitäh, kallid sõbrad, et meid kuulasite. Järgmine kord taas teiega, siis juba uute teemadega. Saade kuulatav Spotify's ning YouTube'is, eesti.com või Estonia First kanalis. Kindlasti külastage ka meie Patreoni fännilehte patreon.com/veebiraadio või blurbay.com/Maarja Maripuu. Kõike head ja nägemist. 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 Saate tõi teieni Toidulisand hästi. 14,5 miljonit piimhappebakterit teie kõhu heaks. Kiire leevendus kõrvetistele ja gaasivaludele. Kuulasite veebiraadiot. Külastage kindlasti ka meie uudisteportaali www.eestieest.com. Kungla rahvas. Ühine jõud.